Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Tede, ära pirtsuta, poeg. Nüüd vaata, ma kogusin jälle lövid ja tiigrid enda kõrvale. Selles aias on 3, võib-olla isegi 4, kes ei suuda mind omavahel jagada. 4 last on. Dede, Raki, Asie, Natasha. Need tahavad muudkui, et ma armastaksin ainult neid ega armastaks ühtki teist koera, eks ju? Fõr-fõr Asie. Fõr-fõr, Roki. Oota natuke, Dede. Vaata, ma vihastan, ära tee Rokile midagi. Kas sa kuulsid? Ma armastan teid kõiki, olge targad ja ka minu karo. Dede! Sa oled väga vihane, vaata. Sa oled väga vihane. Ma ütlen sulle ei, käitu korralikult. Vaata, Roki annab sulle kohe peksa, nüüd Tede vihastas tõsiselt. Ulakas, Dede. Poeg, mis sinuga toimub? Sa oled ikka päris üles köetud, jah? Ole nüüd mõistlik, eks? Täna, vend, mida me teeme? Nüüd meie uus tüdruk Seina, nagu te teate, Kane Korso, suurepärane laps, on jõudnud paaritumisperioodi. Täna proovin teda koos Carlosega. Tede üritab temaga paarituda. Ma ei luba seda ka väljaspool puuri. Carlos ja tema mõlemad... Oota, Tede! Üks hetk, poeg! Las ma tõusen püsti, vend, oota! Nad ei suuda mind omavahel jagada. Ärge tehke ulakusi. Varsti proovime Carloset ja teda uuel treeningalal. Ma just sättasin kortetoidu. Mõtlesin, et näitan teile ka, kuidas ma neile süüa annan. Kuule, Karo, kas sa tulid juba? Karo, sa ujusid seal nii hästi, Karo. Karolin. Ma armastan seda tüdrukut väga. See tüdruk on väga ilus tüdruk. Minu karabass on väga ilus. Ma lasin ka oma beebid lahti. Kus see tüdruk on? Sa väike põnn, kus sa oled? Kuhu tema õed-vennad läksid, kas nad on sees? Kus on tema õed-vennad? Kas nad on kinni? Nad läksid sisse, ma lasin nad lahti, nad olid juba 2 tundi ringi jalutanud. Nüüd on nad oma tubadesse läinud, üks on veel väljas. Ja see, kes mulle kõige rohkem meeldib, ongi väljas. Tule siia, tüdruk. Mida sa teed, pisike? Sa oled nii armas. Ma panen sulle nimeks limusiin. Täpselt nagu limusiin, eks? Ma panen talle nimeks limusiin, vend. Limusiin sobib talle hästi, tütreke. Mida teeb minu kaunitar? Mida teeb minu armastus? Mida teeb minu kullake? Oh, ma annaksin tema eest kõik. Kõht on ka paiste läinud. Nüüd lähme ja paneme teie toidud paika. Ma lasin pusad paaba lahti. Kõik jalutavad ringi. Minu palve teile on, et enne seda ärge vedage mind alt. Palun väga. Vaadake, siin on sõbrad. Ma märkan seda. Te laikite videoid vähe ja ma solvun teie peale, teadke seda. Ma püüan võimalikult palju videoid üles panna, ma ei vea teid alt. Minu palve teile on, et te neid videoid laikiksite. Jätke kommentaar. Ärge mõelge, mida kommentaaridesse kirjutada. Kirjutage suvalisi tähti või numbreid. Kirjutage A, B, C, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, midagi iganes. Pange 5 või 10 kommentaari. Ärge jätke oma toetust jagamata, sõbrad. Noored, kas teil on kõht tühjaks läinud? Vaatame. Kuule, vaata seda Argentiina oma enda last. Vaata seda Argentiina oma enda last. Tyson Baba. Ma lasen ta lahti, et ta ringi jalutaks. Aga ära mine lammaste juurde. Kas saad aru? Sa ei lähe lammaste juurde, Tyson. Sa ei lähe lammaste juurde, ära mine. Lasin su lahti, tule nüüd. Tule, Tyson, tule. Tule, lõvikutsikas. Oh, poiss, vaata seda kasvu ja kehaehitust. Issand jumal. Poeg, kõik ütlevad, et võta Tysonida paariline. Aga nad vist unustavad, et minu Tyson on kastreeritud. Nad unustavad, et minu Tyson on kastreeritud. Mu lõvi küll. Nüüd, sõbrad, täna on meil kanad. Need meie kanad kaaluvad kokku 70 kilo. Need muidugi laastasid päris palju. Ma tõin selle 10 minutit tagasi alla. Väljas olijad sõid nii palju, kui jaksasid. Ma andsin sünnitustoale mõeldud osa ära. Vaata seda liha, oota korraks. Näed sa seda liha, vaata. Vaata, mashallah, oo. Karolin, sina söö üks neist ära, mu tütreke. Jumal õnnistagu sind. Võtame need 2 kõrvale. Kellele me need 2 kõrvale paneme? Või sööge ise, nii kui nii on maja täis kanu. Ma tahtsin Noora kutsikale anda, aga talle keetsin hommikul terve kana. Kas igassesite kollagen Taifunit? Kirjutage mulle. Ma teen kollageeni iga päev, aga ma ei tee videot. Eile vaatasin oma vanu videoid, kui tegin kollageeni. Siis olin ma väga õnnelik. Kui te jälle soovite, hakkan kollageeni valmistama, sõbrad. Tyson Papa sööb isuga, hoidke alt.
nüüd täidame oma käru ära, vend. Sünnitustoale mõeldud osa andsin ära. Nüüd käime puurid läbi. Puurid. Lasen oma tšütõrü korraks lahti. Lasen oma Apollo korraks lahti. Harjutame taga teistega läbi saama, sest ma tahan teda pidevalt väljas jälgida. Tyson papa, jookse! Tyson papa, jookse! Vaatame! Üks hetk, noored! Liha on kuhjaga. Te just sõite, põrandad on liha täis. Kas sina sõid pusat, papa? Oota, vaatame, anname pusatile ühe tüki. Võta, vaatame, mu ilus poiss. Vii ära, söö terviseks, poiss. Pussat on väga pinges. Praegu on väljas isaste koerte kamp, eks ole. Tyson, Karabas, Tede, Pusat, Rocky, kõik nad on omavahel võistluses. Võta, vaata. Ainult see, et seina kohe saabudes jooksuaega jõudis, tegi mind väga õnnelikuks. Jumal, loodan, et seekord õnnistad meid ja saame selle Carloselt kutsikaid. Loodetavasti, sõbrad. Sky isa, poeg, ma annan sulle varsti, eks ole, kallis? Laseks nüüd ka Tšõtõr ja Apollot korraks lahti. Tulge nüüd, tulge. Mu lõvid, mašallah teile. Sky isa, ma annan sulle varsti. Ma panen Sky kartongi peale ja annan, sõbrad. Sellepärast. Jookse nüüd. Peatu, Rocky. Ära nori Tšõtõriga liiga palju. Ole tark. Meduusa. Kas sa oled näljane, kallis? Oota nüüd, oota. Ma jagan kõigile võrdselt. Kas ma vaatasin, kas sellest ei piisanud? Täna sai ta 70 kilo, sellest ei piisanud. Järgmisel päeval 75, 80. Nüüd tulid ka uued koerad, eks. Suvel vähendasin ma nende toidukogust veidi. Aleihim selam. Nüüd suurendasin ma veidi toidukogust, sest uued koerad tulid. Sest koerad söövad suvel vähem, sõbrad. Kuumuse tõttu kaob neil isu ära sellepärast. Marasi sa? Mida sa teed, Võtsime ka marasi siia, aga peame ka marasile papi tüki pealt andma. Siin on ju papp olemas, oota. Paneme marasile ka papi tüki peale. Maras vaba, ohoo! Nüüd! Oota, las vabad. Oota, vaatame. Maras, võta ära, paša. Või, hädiši mu pojale. Kohe. Läheme puurde poole. Tšõtõr. Nii jääbki minu Tšõtõr alati taha plaanile. Ma tahaksin, et ta oleks eespool, aga sõbrad on natuke tülitsejad. Sest ta on tülitseja. Tule! Nüüd need, keda ma harjutasin, sobivad kõik omavahel kokku, aga need teised on natuke tülitsejad. Kanadid, mis te teete seal? Ma andsin neile ka just süüa. Need ei saa kunagi kõhtu täis, nagu jahvatajad. Te teate, mis praegu minu prioriteet on? Me moodustasime jõugu, Cane Corso, Rottweiler. Teen kõik endast oleneva, et ka teised omavahel läbi saaksid. Kas laseme just isase Rottweileri lahti? Aga me laseme Carlosi välja. Oota, nüüd järgmine kord laseme tema lahti, Apollo on ju ka väljas. Nad hakkavad kaklema. Kuule, tüdruk, mis sa teed, mu marla? Ma just pesin selle koha ära, et süüa anda. Kas sa tegid jälle sinna oma häda? Ulagas. Esko! Sa ujusid eile hästi, tead. Esko, sa ujusid eile hästi, tead, Esko. Oota nüüd. Võta mu poiss. Head issu mu poiss. Asja, rauna maa. Asja, proua, jääb ka väga tahaplaanile. Peame ka asjad harjutama. Asja, võta mu tüdruk. Ma viskasin selle taha. Söö see seal ära. Ma viskasin selle taha, kallis. Vaata, Asja, vaata. Ära ründa teisi, mine sinna. Mine sinna, mu tüdruk, viinad sinna. Asja muutub söögi ajal väga närviliseks. Söögi ajal on ta väga pinges. Marla. Kuule, mu kuninganna ujus eile hästi, kuninganna. Kuninganna on vana tegija. Võta, kallis. Muide, peate andma konte õiges koguses. Nüüd mõned ütlevad mulle, et kanahont on kahjulik, ära küpseta, anna toorelt. Olete vaatlik? Nüüd, sõbrad, vaadake. See on see osa kanast, mida me kasutame. Seda nimetatakse rinnakõhreks. Nüüd, see koht ei ole kõva, vaata. Näed sa? Ma painutan seda käega, vaata. Nüüd, see ohtlik on reieluu. Terav, püstine. Mida koer teeb sellega?
murrab selle hetkega pooleks. kui ta seda sööb, torkab see tema soolestikku, makku. ma ei anna seda kunagi, ärge teiegi andke. sellega pole meil õnneks veel probleeme olnud. aga kui liiga palju anda, siis see põhjustab kõhukinnisust. sellepärast, et nüüd mul on aastatepikkune kogemus. millisele loomale, kui palju ma pean andma? mida ma pean tegema, mu käsi on nagu kaal. sellepärast olen selle pähe õppinud, seetõttu mul pole mingit probleemi. tüdruk, mida sa teed, Daža Kaja Kudžu? oh, mu kallis, mida sa teed? kas sa pole veel isaga harjunud? tule, võta Daža. võta Daža, Daža, tule, Daža, tule. vaata, Alex on samasugune. Alex ka jookseb mõnikord niimoodi minema, olge ettevaatlikud, ta on samasugune. tema iseloom on Alexi omaga väga sarnane. Daža Dužu, võta mu tütar. ära! tead, mis need on? oota, Carlos! ma arvan, et tal on mingi mineviku trauma, ta pelgab. sellel pole muud seletust. Carlos, rahu, võta see endale, poiss. Carlos, papa läks hulluks. sellel on minevikus pärit trauma, samamoodi ka meie Alexi puhul, kõva heli tõttu. Nad kardavad järske liigutusi. seda teeb tema, seda teeb Alex ja seda teeb ka uustulija Tyson. see tuleb sellest, vaata, tee pusat. Carlos, kuule, Itaalia täk, mida sa teed? Carlos, ära hulluks mine, võta nüüd rahulikult. Carlos ja pusad saavad sellega kergesti hakkama. aga oodake, olge rahulikud. Carlos, vaba, mul pea valutab, ei. kuule, poiss, mis toimub, ah? Allah, 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 olgu. Ei, lähme nüüd. Ei, pusad, kao minema. miks ma ta ära ajan? kui ta tšõtõrit üles kütab, läheb kellelegi kallale. tule siia. olgu, ärge tehke pahandust. Lähme siit kiiresti minema. Odin, Bella! Odin sai Bellaga hästi läbi, probleemi pole, aga söögi ajal kipub ta kallale minema. nüüd viime Odini sisse. võta süslö. söögi ajal läheb kallale. Odin Paša, võta nüüd siit. annan Odinile seal ja Bellale siin, et nad omavahel ei türitseks, sõbrad. võta, poeg. võta, olgu see mu lõvidele terviseks. olgu see terviseks. hinnake oma isa, hinnake oma isa. kas sa tead, tütreke, et keegi ei hooli sinu eest, nii nagu sinu isa? võta nüüd. selle viskasime ka katusele. Hei, Tšütõr! Tšütõr läks Karabaši kallale. Tšütõr, kas sul hakkab jooksuaeg, tüdruk või mis? Dora! mida teeb minu Dora? mida teeb minu ilus tüdruk? võta, kallis, head isu, mu tüdruk. Tyson, kas ma viin sind ka välja? Tyson on ka isane. Neid on väljas juba palju. ma tahan proovida. pange sellele videole korralik meeldimiste laviin. las tuleb 6000 meeldimist. ma proovin Tysonit nende teiste isastega. ma lasen ta lahti. kui pusat, Apollo ja teised on väljas, veda, poeg. võta, poeg, Tšütõr, võta mu tüdruk. vii ära. terviseks mu tüdrukule. oda, vaata, Tšütõr, ta noored Tysonuga tüli. rahu, poeg. ärge tülitsege, olge korralikud. Reina on ka päris paiste läinud. liigsest söömisest, sellepärast tal ongi nii. ma vähendasin tema toidukordi natuke, sõbrad. nüüd teate küll, kuidas steriliseeritud koerad tänavad vaksuks lähevad. Reina on ka steriliseeritud. ta läks täpselt samamoodi paiste. Asil, kas pole veel mingeid märke, tütreke? no ootame siis, kutsikaid. mis sa arvad, tütreke? Asilil pole ka veel silmaga nähtavaid märke, vend. võta. koeral hakkavad märgid ilmnema umbes 6 aega pärast paaritumist. ma ei mäleta täpselt, mitu päeva möödas on. 1 kuu pärast hakkab see välja paistma. tüdruk, võta nüüd, võta. sööge, jah, vaata neid beebisid. head, võta, Tšütõr. võta. Tšütõr, sa tead, mis hea on. sa pistad liha nahka. võta, Tšütõr, sa oled selle ära teeninud, võta. võta, Tšütõr, see kulub mu tüdrukule ära. aga kuidas me nüüd Carlose välja viime? teda. korraga olid need lahti, ma unustasin selle.
Carlose väljatoomine tekitab meile natuke probleeme. Võta Maria. Maria Edus, mu tüdruk. Võta. Meil on ukse ees veel üks kastitäis kanu. Kas meil on veel midagi anda? Hei, tš! Nägid, çıtır natuke. Türütseja, võta çıtır. Oota, Roki, tule siia. Çıtır on natuke türütseja. Me peame çıtırıt jälgima. Viskame selle veel kord, Asilile, olgu. Nüüd. See auto jäägu sinna. Lähme, vend. Las ma pesen käed ära. Kuidas me Carlosi siit päriselt välja viime? Kui me Carlosi välja viime, siis vend 100%, 1,000,000% tuleb kaklus. Nüüd on Apollo ka väljas, nad lähevad talle kohe kallale. Teate, mida me peaksime tegema? Toome seina siia. Ma lihtsalt unustasin ta korraks ära, see jäi mul kahe silma vahele. Nad lähevad kindlasti tülli. Carlos, poiss. Mashallah, sulle mu poeg. Nüüd, vend, me toome seina välja, aga seina on ka karm. Kas ta hakkab Sõteriga või kellegi teisega tülitsema? Praegu on aias selline tiim, kõik on 10-10. Tead, kõik on omamoodi hullud. Kuule, seina, mis sa teed, kallis? Mis on mu tüdruk? Carlosi tahtsin sulle tuua, see ei sobi ju. Seina hüppab sellest puurist alla. Jah, sõbrad, meil on päris suur probleem, teate küll. Noh, Seina hüppab sealt alla. Seina hüppab sealt alla, vand. Oo. Kuidas me teeme siis? Oota, võtame Seina uuesti, vaatame. Seal seisame tema juures, oota. Ainult loodame, et Sõteriga nad tülli ei lähe. Kus on Seina? Vend, kõik on meie omad. Karmid koerad. Nad on natuke tülitsejad, sest nad on karmid koerad. Et nad ei kakleks. Me peame neid jälgima. Vaata, Teede läks kohe Seina kõrvale. Praegu, kui teised isased koerad tulevad, on suur tõenäosus, et nad hakkavad Seinaga kaklema. Seina. Oo, vaata, ta hakkas kohe Apollot võrgutama, näed sa Tedet? Poiss, tehune maha. Tede on täna heas vormis. Te olete vihased Tede peale. Nüüd on Tede pidevalt aias. See on tervislik, eks. Kuna ta on isane koer, siis ta ütleb, et tema on siin peremees, boss, kuningas. Heatu! Näed, isegi Roki vastu hakkab ta kohe end kaitsma. Tule, Seina! Seina on tõesti väga väärikas tüdruk. Jumal hoidku teda kurja silma eest. Karo, tule mu kallis, tule! Oleks hea, kui saaksime Carlos välja tuua. Ausalt olles, tead küll. Aga nad lähevad kindlasti tülli, vend, ja me ei saa seda takistada. Seekord läheb karjas kakluseks. Seepärast tegutseme meie vaikselt ja tasa. Jääme Seina ja Carlosse juurde valluma, et ta ära ei põgeneks. Sest ta ei püsi nendes puurides paigal. Ta hüppab kohe välja, sõbrad. Selline probleem on meil olemas. Carlos vaba! Mida mu poiss teeb? Mida mu vapper poiss teeb? Kas sa sõid oma toidu ära, Carlos? Ei söönud. Loodetavasti sa nüüd ei hakka Seinaga tülitsema lihtsalt sellepärast, et toit on olemas. Oota, las ma vaatan. Dede, ei. Oota, põi! Nüüd ma võtan Seina ja lähen Carlose juurde. Seina, tule! Seina, tule, tütreke! Olgu, üks hetk! Peaasi, et nad söögi ajal ei tülitseks. Seina sõbra Carlose toidu. Me pole veel tema toitu sellele poolele andnud. No vähemalt on tal nüüd söömise ajal tegevust. Midagi pole teha. Carlos, issa! Kus mu lõvipoeg on, ah? Kus mu tiigerpoeg on? Loodetavasti saame need kaks omavahel kokku panna, sõbrad. Kui Jumal annab, saame imelised pojad. Mõlemad on sinised, nad annavad meile täiesti sinised pojad. Isa Carlose kvaliteedi kohta polegi midagi öelda. A sugupuuga, suurepärase kvaliteediga järglane. No sellist, nagu tema pole Türgis olemas, vend, mina pole näinud. Ei ole, suurepärase kvaliteediga. Väga suur, lausa hiiglaslik. Noh, täpselt nagu tavaline Anatoolia lambakoer. Mashallah, minu požal. Aga nüüd seda siin ei juhtu. Süüa on, tead küll. Oota korraks, Seina, astu korraks kõrvale. Seina, kui sa sööd Carlose toitu, siis nii ei saa ju. Carlos. Näe, Carlos ongi siin. Paaridumise instinkt eriti ei ole vend.
kui nüüd Hector oleks siin, siis ta ei teeks nii, aga Carlos, ta on veel nagu laps. Poiss, miks sa suuremaks ei kasva? Poiss, miks sa suuremaks ei kasva, kullake? Seina näitab Carlosile hambaid muide. ohoo. Igatahes, me anname varsti Carlosile jälle tuge juurde. Las Seina sööb siin kõhu täis. ootame teda nüüd, las nemad natuke aega veedavad. Tulge, teeme midagi. Alex, mis selle puuri seisukord on, kullake? Kas ma just ei pesnud seda kohta ära? Kui Tyson on oma toidu ära söönud, siis viime Tysoni välja. Kas on mõni koer, kes julgeb Tysoniga tüli norida? Tyson, miks sa pole veel oma toitu söönud, poiss? Mis lahti, mu kallis? Miks sa oma toitu ei söönud, kullake? Nüüd vii Tyson välja. Ah, ma ütlesin emase kohta, aga Zõtter on ju väljas. Tyson, tule siia! Tyson, tule! Üks hetk, poeg. Vaata, nüüd oleme Tysoniga juba sõbrad, näed sa. Tule, Tyson. Meie ja Tyson oleme nüüd juba parimad sõbrad. Mina ja minu Tyson ei tee teineteisele haiget. Ta on nagu masin, tõeline masin. Tule, poiss! Tule, poiss! Tule, sõber! Vaatame, proovime ka Pusatiga ja teistega. Oota, Rocky, ei! Rocky, kas sa oled hull, poiss? Vot see on küll julge tüüp. Oota hetk, Apollo ja Pusat tulevad. Ole ettevaatlik. Ei! Ei! Oota! Oota! Apollo ja Pusat on väga hullud vend. Väga ettevaatlik. Vaata, Seina hüppas, kas näed? Kurat, Seina, sa oled tõeline peavalu tüdruk. See ei püsi siin paigal, vend. Kui ta püsiks, paneksin ta siia, aga ta hüppab üle puuride. Väga krapsakas ja osav koer. Seina, tule siia, tüdruk. Kuule, kui Tede selle päti üksinda kätte saab, siis küll. Ta toob meile lapselapse. Oi, oi, oi. Seina, ära lahku mu kõrvalt, kallis. Tule siia. Tule siia, Tyson papa. Ma ei luba neil kunagi kakelda, ma hoian neil silma peal, vend. Iial ei tea, mis võib juhtuda. Tule siia Apollo juurde. Ära tee seda, poeg. Ära tee seda, poeg. Ära tee seda, poeg. Oota! Oota, vaata, Pusat ja Zõtter tulevad ka. Ainult kui Zõtter ja Seina omavahel tülli ei lähe, on hästi. Vaata, Tyson kohe hakkas asja ajama, nägid? Hakkas Seinat nuusutama. Tyson, tule siia. Oota, hetk, poiss. Kui palju emaseid koos on, siis nad lähevad tülli, vend. Ja ma ei tohiks vahel olla. Pusat, ei. Oota! Kas sa tead, selle koerakarja juhtimine pole sugugi lihtne. Lambad, kitsed ja muu selline on köömes. Miks? Sest nad võivad ühe ainsa rünnakuga üksteisele tõsist kahju teha. Seetõttu tuleb kõigil silma peal hoida. Praegu on emane kõige suurem probleem. Kuhu Seina läks? Ma tahaksin Carlose välja lasta, aga need teised teevad asja väga keeruliseks. Oleks me vaid Apollot välja ja oleks lastud, vend. Seina, miks sa tema kõrvalt ära läksid? No Seina! Tule siia! Viiame Seina treeningalale, sõbrad. Testime ka seda, kas ta sealt ära jookseb. Kui ta ära jookseb, siis ma ei tee midagi. Pange talle ise nimi, ma ei jäta teda sinna, sest Seina hüppab igalt poolt üle. Täpselt nagu meie Tede. Need aiatraadid, millel on okastraat peal näiteks. Tede hüppab siit üle, tead. Seina on samasugune, väga osav ja vilgas. Aga mida me siis teeme? Me paneme Seina Carlose puuri. Nii me jätkamegi, sest see on pealt kaetud ja turvaline. See pool on natuke probleemne, sõbrad. Aga suure tõenäosusega ta hüppab sealt. Võtame Seina tagasi puuri, tule. Välja, teine, vaata, Tede. Tede, ei! Tede, käitu korralikult. Tede, see kelm ootab nüüd võimalust. Tede, tule siia. Karapoiss sekkus ka asjasse. No nüüd on jama majas. Tule, poiss, tule! Tule nüüd! Me ei tohi Seinat järelevalveta jätta. Kohe ta puuri. Ma ütlesin, et toon selle Carlose siia. Seina, tule! Tule, tütreke. Kus mu minu kullajoon? Kus mu minu armas tüdruk on? Ei, Zõtter! Ole tark. Üks hetk, vend. Tule, Zõtter ära kinnasse mitte. Kuule, limusiin. Sina oled ka karjaga hästi harjunud, jah? Mulla kas limusiin. Tõmbame Seina jälle siia, vend. Ma natuke kardan Zõtterit, sest kui ta Zõtterile midagi teeb, siis Zõtter läheb talle kohe kallale. Tule, tütregi, astu edasi, kallis. Vaata, selles puuris tekkis ka selline probleem.
vaata, nad lõhkusid selle koha ära, kus uks on, kas tead? Ma ei tea, kes selle lõhkus, aga keegi on keevituse katki teinud. Siin lõhuti ära, ma pean selle uuesti kinni keevitama. Nüüd tule, vend, võtame pusati enda kätte. Tule pussad, tule pussad, tule pussad. Tule poiss, tule. Kellega ma üldse räägin, ta ei tee minust üldse välja. Ausalt, ta ei hooli üldse, vend. Mida me teeme? Ma pean selle sülle võtma, nii palju tööd on teha. Tule siia, ma võtan Carlose. Ma võtan riski. Ma viin ta nende sekka. Loodetavasti meil ei teki probleeme, kuid mina arvan seda 100%. Carlos ei paista temaga, jälle paarituvad. Carlos ei ole ka kastreeritud, aga käitub nagu kastreeritud koer. See ajab mind veidi närvi. Carlos, oda poiss! Palun ära väsita mind õues. Muidugi, kellele sa seda ütled? Kas sa arvad, et Carlos saab jutust aru? Ma võtsin endale ka ühe kepi. Kui koerad lähemale tulevad, siis peletan nad minema. Tulge, vennad! Olgu ei! Ärge norge tüle! Üks hetk, poeg! Üks hetk, poeg! Carlos ei saa isale niikuinii jõuga vastu. Te teate seda? Olgu, tule! Tule, poeg, tule! Tule, Carlos! Apollo jälgib meid ka tagantpoolt. Kui nad tema juurde kogunevad, siis on suur probleem, tead. Tule, poiss! Iga kord, kui ma Carlost jalutan, tunnen nagu elu lahkuks minust. Ta on nagu härg, see elukas. Minu lõvid, rahu! Mashallah teile. Carlos täna. Ma vaatan, proovin, kui ta seda puuri katki ei tee. Jätan ta sinna koos seinaga. Sina vaata ainult Karabashi järele. Karabash, ära tee midagi, poiss! Ära tee midagi, poiss! Ei! Ma ütlesin ei. Ärge segage, tule, Carlos. Nad ei ole meie taga, eks? Oota, pusat on siin. Št, ei! Nad tšämnesid veidi. Ma sekkusin kohe vahele, sõbrad. Pusat tuli otsa maid kaklema. Ära tee seda, poiss. Pusa tuli otsemaid võtma. Carlos hoidis teda kinni. Kohe tõmbasin tagasi, pusat tõmbus siis eemale. Karabash üritas ka kallale minna. Tänu jumalale, et ma olin kepi kätte võtnud. Oota. Tänu jumalale. Vigastusi ega midagi sellist ei ole. Oota. Olgu, kõik on lahkunud. Nüüd, vend. Kurad jäi ningeldama. Tüdruk Zeina. Oota. Ära tee Carlosile midagi. Oota, tüdruk. Peatu, Zeina. Carlos, mene edasi. Otse Carloseni. Noh, Zeina läheb ka Carlosi peale. Tüdruk, sa just käisid tema puuris ja tema võõrustas sind. Ta isegi söötis sind. Miks sa käitud nii häbitult? Hei! Ole rahulik! Zeina on väga kõva ja karm tüdruk. Las ta veedab natuke aega Carlosiga, küll ta harjub. Ma jälgin neid nüüd natuke paar tundi. Ma ei usalda Carlosi eriti. Kui sa küsid milles, siis ta on väga tugev. Ma ei tea, kas ta oma jõuga suudab selle koha siin maha lõhkuda või mitte. Las mõni teine isane koer läheneb. Vaatame, mida ta teeb ja kuidas käitub, kui keegi läheneb. Seda proovime ja näeme. Aga kõige tähtsam on, et ta harjuks Zeinaga. Tule, Pasha! Ole tubli tüdruk, eks ole, Zeina. Ta läheb kohe peale, vaata. Ära aja Carlost närvi, lõpuks saad veel peksa, ole mõistlik tüdruk. Ta näitab hambaid Carlosele. Ta on väga üleannetu, vaata ette, Zeina. Carlos, võib täiesti pöördesse minna. Pärast seda ma enam ei sekku, tõmba Noora eemale. Vaata, Noora on ka käpa mulle peale pannud. No, Noora. Sa ei saa põleda, mu tüdruk, oota. Noora on täpselt nagu beebi. Vaata tema käitumist ja liigutusi. Ta on täielik beebi. Mul lõvi tüdruk, mashallah sulle. Carlosest pole nagu jälle asja, sõbrad. Me ootame, inshallah läheb korda. Kui näeme, et ikka ei lähe, teeme kustikus seemenduse. Midagi muud me teha ei saa, vend. Laseme neil nüüd natuke rahus olla. Las teised korrad lähevad eemale. Hakkame minema, tõde. Ulakastide, sa oled täna väga ära hellitatud. Täna ka teile.
mõtlesin teha video Carlose ja seina olukorra kohta. Loodetavasti läheb kõik nii, nagu me soovime, sõbrad. Kui Jumal annab, siis saame oma kutsikaid armastada. Carlos paneb meid natuke proovile, aga midagi pole teha. Jumal on suur, Jumalalt ei tohi lootust kaotada. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved. Olge terved, mu sõbrad!